no tere! No tere! Jah, chill mode. Chill mode. Kuule see, Airumees, ma tahaks hoopis sinna sadamasse. Vaata, sina oled kalade kuul sündinud, sina oskad ujuda. Sa oled see kõiku soojane, pole hullu. Vesi veel nii soe ei ole, aga noh, tublimad saavad supeldud küll. Igatahes täna on laupäev, väga ilus ilm. Tegime siin talgutöid ja ega siis tead, hull teeb ainult terve päev talgutöid. Tuleb ikka vahelduslikult tulla paadiga järve peale ka, kui võimalust on. Täna oleme jah, tavaliste õngedega. Kalatoitu on ka natuke kaasas, ussid on kaasas. Ja noh, vähemalt on üks püüdja ja temale ma panen ussi otsa, siis ta ise saab ka niimoodi sukutada. Aga jah, paneme siis töövahendid löögi valmis ja siis vaatame, mis siis toob. Praegune ilm ja kevadine värskus pidi olema kalavõtus aktiivne. Siin on juttu tehtud, et särk tahab ussi rohkem kui suvel. Teised kalad äkki mõni latikas reageerib, ahvenad. Ja, et noh, tulid landiga ka püüdma või? Ei tulnud. Miks sa landiga püüdma ei tulnud täna? Keda ma siin landiga püüan? No jah, suurt ahvenat ju võiks. Augi ei püüagi täna või? Ei. Miks? No ka ei lubata püüda. Haugi püügi keeluaeg on praegu. On või? Okei. Kui kaua see kestab? 15. maini. 1. maini? 1. maini. 15. märtsist? 15. märtsist 1. maini on haugi püügi keeluaeg. Jah, nii et andke haugile rahu. Las kudeb. Ussid on meil siis jahipaunast. Võtsime need vist number 2 ussid. Number 2 ussid, 35 tükki sees, et punased olid ka kõige rohkem ära ostetud ja peaaegu kõige paremad. No nad on normaalne suuruses ussid. Jah, ma usun küll nendega on kõige parem. Need ei hakka poolitama ja nad ei ole liiga lühikesed. Peibutussööt särje püügiks, seda on mul veel alles. No, tead, ma panen ikka. Ega siin... No, niisama ka. Aga ega siis kindla peale ikka natukene. Võiks ju teha. Võtan siis ühe topsikesega lihtsalt vett ja... No, siis on hea läbi plötserdada. Korralikult mudima läbi. Et siis püsib ta kauem pallina ja vaatame siis natuke ikka siin tuule järgi vaatasime endale sellise soppi, et tuul meid väga minema ei vii, et siis natukene võiks siin olla kauem, siis sellepärast siis mõned teeme see sisse, vaatame, kas kala siin üldse on ka. Vahepeal on nüüd nii, et me vahetasime kohta ja 2 korda ega ei midagi väga ei toimetanud ja nüüd Kelly sai ühe keskmise särje kätte. Mina proovin sealt nüüd kuskilt kõrkjate vahelt. Kelly proovib siit lähemalt, et äkki veel ikka annab midagi. Kell on siin niimoodi, kell on 3:30. Nii, minul on ka hooaeg avatud. Vot selline ilus särk tuli. Et see on isegi suurem kui Kellil oli. Kõvasti suurem, jah? Jah, just mõtlesin, et hakkan kohta vahetama, aga tead, jääme veel paikseks. No võt siis. Jääme veel paikseks, ilus roosärk. Praegu jah, siin nii-öelda proovime. Ei ole selline suur võtutuhin üle käinud. Et siin 2 kala oleme saanud, aga muidu on asi rahulikult üldiselt. Et siin nii-öelda kogu aeg katsetame. Panen vahest sügavamale, siis madalamale, proovin sopist ja nii edasi, et siin on ka selline, nagu see on. Kuidas sul on? Ma vist keegi on huvitatud. Aha, see on hea. Nii, Preili teeb kalatantsu. Jääb peale, jääb. Sa panid kohe õngega kokku või? Jah. No jah. Kuule, aga mul ka teeb midagi. Oot, sellega kohe tegele. Ei tea.
ei tea, et tundub, et siin nagu madalamalt võtab. Et peab madalamal olema. No nii. Kala teile. Tubli. Palun. Tundub hea, et järg hakkas toimetama. Vaata, et ta nüüd tast ilma ei jää. Oi. Ma vaatan, mul ka teeb midagi sealt ära. Mulle kohe risti ette parem, ma hakkasin ka sinu poolt püüdma. Ma vaatan, see sopp on nagu parem koht. Isegi võib-olla peaks korra sinu süüa viskama. No vaatame, jah. Midagi seal teeb. No, siit praegu jah, paneme siis mõned väiksemad sinna teele. Väiksemad pallid. Jah. Nii, Preili läheb siin vägevalt juhtima juba. 3-1 on siis, jah. No näed, läheb. Muidku läheb. Preili on hoos. Palun. Aitäh. Ei teinudki midagi ja... Ei teinud. No ikka. Ta on mul 3. kala selline, kes mitte midagi ei tee, aga otsas on ikka. Tal tuli tarkus pähe, aga siis mõtles, et teeb ennast vaikseks, et... Jaa, nüüd paned minu õnge peale risti. Jah, täpselt. Aga ma nagu nii ei võta seal praegu huvitav, jah. Huvitav, et sul nagu läheb... Mõnikord on niimoodi, et ühe õngega tuleb järjest rohkem ja teisega tuleb vähe või ei tule üldse. Nii, kes mina saan? Ei saanudki. Huvitav. Jälle hakkas siin võtma mul. Ei saanud. Mul on ka hästi suur konksu. Kellina on vist väiksem konks, ma teadlikult panin suurema konksu. Et igasugune otsa ei tuleks. Sellepärast mul ongi. Oli näha ka, et sul oli väga suur sepp. Jah, mul ei tulegi rohkem. Sellised tulevad, kui tulevad. Nii, nüüd teeme ikka ühe väikse sõidu. Läheme teise positsiooni. Vaatame veel. Praegu on veel äge. Kell on 4:30. Päike on veel päris kõrgel, aga küllap... Päike ei loo ju veel mitu tundi siin. Jah. Aga jah, siin huvitav, et vaadata, mõnes sopis on rohkem tuult, teises kohas on tuulevaikne. No kuule, mulle tundub, et sa oled hoogu läinud oma sõudmisega. Mis mõttes ma pole aasta aega varsti sõuda saanud. Kas ma nüüd sõuan? Jah. Mis seal vahet on, et teine järv on? Mulle tundub ka, et me oleme nagu järve vahetanud sinu sõudmisega, et sa oled nii palju sõudnud, nii hästi sõudnud. Meil on väike paat, kraabid on suured. Ei, no seda küll, jah. Ühe järve peal kala ei võta, siis tuleb... Ega siis ei hakka ju paati kokku pakkima. No ei hakka. Aga ei, mis siis nüüd nali on? Nalja ei ole tegelikult. Tegelikult ongi juba pühapäev. Ja eile õhtul teise järve peal kala väga enam ei võtnudki. Ega seal 7-8 kala saime vist. Umbes nii. Ühe sina ja ülejäänud mina. Ära seda unusta. Ja kuna paat oli auto peal, et siis mõtlesime, et tuleme jätkame täna. Et oleme nüüd teise järve peal, siin oleme käinud ainult kalda peal ja jää peal. Aga vaatame, mis siin siis on. Kelli näitab siin ümbrust ka. Et proovime siit nüüd kõrkjate lähedalt. Täna pühapäev jälle ilus ilm. Seal on mingi saarek ja su selja taga. Kus on? Vot nii. Jah, nüüd paneme relvad jälle valmis ja püüdma. Davai. Natukene toitu ka. Kasutan ära seda. Et võib-olla oleme siin natuke ühe koha peal. Ootame, kuni tuleb parv alla. Ja meelitame siis teda toiduga. Tead ise väga hästi, tegelikult väga pikad kohal passijad ei ole. No mine see tea nüüd, jah. Natukene vaatame, jälgime. Võib-olla kell on ka selline, et kella keerati sindrina. Vana kella järgi peaks 12:30 olema, kell saab 12:30. No võt. No jah. Uue aja võib-olla kell 5 hakkavad sööma alles. Tea, jah. Kalad ei tea sest kellagi ja vist midagi. Tea, jah. See päevane võtta on vahest kõige võimasem, aga vaatame. Esimene särjakene. Täna see avas jälle kelli. No vot, ei ole midagi. Aga võib-olla nüüd meie toitmine hakkab vaikselt mõju avaldama.
või mine sa tea. Jälgime. Oot, ära sinna pane. Ma olen sulle korkkoti. Nii. Minul tuli selline. Reili möllab ikka. Reili möllab. Ära lüttuda. Jah. See on ju täitsa kena. See on ju selline suur särg ilus. Suur särg, jah. Elisega saab juba täitsa toimetada. Jah. Nii, ja kas tõesti William sai ka lõpuks kala? Minu ka esimene ja 2 päeva teine. Aijah. Aitäh. Sobib. Ilus särg. No, ja kes meil täna ilusaid kalu saab? No, Reilil jälle läks. Ma pean ikka vist kaamera korra pähe panema, et panin vahepeal mütsi. Ma keeran mütsi teistpidi. Ja siis ma panen kaamera pähe, et äkki püüan kinni. Selle GoPro'l on tope selline heli. Seda see heli saa vähemaks ka panna, et siis ta piuksuga. Ja kui ma üldse ei pane heli, siis ma ei saa kunagi vahest aru, kas ma filmin või filmin. Aga mul on teise õngega otsas. Jah. No, läheb. Asi edeneb. Mina nikerdan siin nüüd 2 õngega, et mul on üks selline lühem ka, mis on 210 või 20 meetrit ritve. Sellega on hea siit paadi äärest püüda. Teine on mul põhiõng, siis on 5-meetrine. Noh, ega rohkem kalda püügiõnge. Aga noh, toimib hästi ja kellil on mingisugune... Jaa, sul on mingi 4. Sul on nõukogude old school on mul tehtud korda sinna nõukogude rullik ja siis on siin ümber ringi niimoodi isoleeri ja tamiiliga ta kinnitatud. No mulle need rullikud tegelikult meeldivad endale. Nad ei võta palju ruumi ja see ajab väga hästi asja. Jah, neid omal ajal sain ja siis ma kasutan ära ikka. Nii. Tuul puhub meid just prilliroosse. Paigal oleme hästi. Meid rohkem puhuda. Meid ei saa kuhugi puhuda. Siin on hea koht, kus püüda praegu. Praegu tundub, et võtab ka. Et asi siin edeneb. Noh, nii. Ikka tuleb. Ma ei ole ühtegi vist veel... Ma ei ole ühtegi täna veel... Seda kaameraga tõmmet veesest jõudnud ära võtta, filmida. Proovin jah, mõne võttu saada ja siis niimoodi, et filmin samal ajal kui veest välja tõmban. Aga ma pean jah 2 õngega püüdma, et Reilil järgi jõuda. Nii on. Ei hammustan ussi katki. No jah, tegelikult jah, me oleme siin järvel 1 korra olnud paadiga. Siin siis kellil eelmine aasta hammustas haug kogu kaadervärgi ära. Tuli otsa ja siis võttis, võib-olla väike kala oli otsas, võttis siis väikest kala ja läks. See spinnaga ma ju ei püüdnud. Ei püüdnud. Nii, kas nüüd saab üks võtt ka peale? Aga nüüd on mingi igaks juhuks. Võtan abilise, kes kui ta siit lahti vingerdab siis. Noh, villiroog kõrkjas. Tuulega asi. Ja, mis salatiga, see on nagu kuivatatud vürts. Vaat nii. Jälle, täitsa tore. Jah, see väike õng aitab praegu, suur on uimane. Ja, et väike õng ka kaasas on. No kui tahad 3. õngi, siis saad 3. ka veel panna. No mul on suurel on võib-olla lihtsalt liiga suur konks või ma ei tea, liiga suur kork või kõik ehmatab ära võib-olla, kõik on nii tundlikud need kalad, et näevad, vaatavad. Nüüd me vahepeal käisime vastaskaldal, aga seal ei toimetanud miski ja tulime ikka tuulisesse ilma nüüd tagasi. Et õnneks siit nüüd 2 kala oleme saanud juba ja vaatame, praegu ma suurega väga ei saagi. Minul võtab see väike kõige paremini praegu. Ja siin kelli ka midagi siit paadi eest saab. Nii et me veel natuke püüame. Praegu käib siin mõnus lainest püük, et olen ise nüüd siit 3 särge saanud. Kelli on 1.
nii, ja tuli. Vot sellised särjed. Nii, vast aitab küll nüüd tänaseks, et eile saime ka ja täna saime juba rohkem. Et praegu just lõpetamegi selle aktiivse püügi ära. Sõuan siis meid randa, tirime paadi kuivale, laseme tühjaks, pakime ära, tõstame autosse, sõidame koju. Ja kui kodus oleme, siis vaatame saagid üle ja vaatame, mis me siis selle saagiga teeme. Nii, millega me nüüd siin kodus tegeleme? No mina möödan igastahes oma nunnut. Ahah, jah, nüüd ühesõnaga oleme siin. Kõik kalad eilsed ja tänased on meil siin sees. Preili mõõdab nüüd oma särge. No, 27 on. 27, jah. No, mõõda. Mõtle, kui sa saad siit sirgelt. Saba otsast. Ei ole lausa isegi, jah, 29 täitsa. 400 grammi kaalus. 400 grammi, jah, sellise kaaluga kaalusin. Vaat sellistega on väga mõnus toimetada, et panni peal kuldpruuniks praadida või siis ära paneerida. No, või siis kuivama, kes paneb kuivama. Jah, me paneme siia. Jah, siia liputame üles. Hakkab kuivama. Nüüd igatahes mina puhastan nüüd kõik ära. Ja siis vaatamegi, et ega siis siin saab jagada teistele sügavkülba kui vaja. Et noh, hea värske kevadine kala, et see on ikkagi etem kui see poekraam. Olgu ta särg või mis tahes. Särg on väga hea kala. Ja, need kaks ongi minu põhilist abilist ja ma ütlen, ja sina siin oma aiapidamisega hakkad tegelema. Ma tegelesin juba. Aha. Seal näed aknalaua. Okei, siia tuleb mingisugused kapsad ja salatid ja tomatid. Okei. Süsteem on siin lihtne, puhastan soomustest ära. Siin korteri tingimustes saab ka edukalt toimetada, et kala siis seest puhtaks ja kasutan neid saia leivakotikesi. Ja ka siis pead ma praegu ära ei võtta, mulle meeldib nagu koos peaga praadida, et siis on nagu kuidagi nagu kala moodi rohkem. Või kui kala on väike, siis on vähemalt rohkem teda ja mahlad jäävad sisse ja seal on eeliseid. No vot, siis siin teises loputan ära. Selle siin sinisest kausist ma juba lasin mitu korda veest läbi. Panengi siia nii-öelda teise karpi. Nii, ega midagi, näitan kõik ära, mis moodi käib, ega siis ei ole siin midagi peita ja näitamata jätta, et siin nüüd on puhastatud kraam. Suur kala on meil siin. Siia sai siis sisikond ja nüüd noh, kuidas siis siin korteri keskkonnas saab nendest soomustest lahti, neid ma ei saa ju kallata kraanikausist alla või kuskilt ei hakka sellist lollust tegema. Siis selleks ongi vaja sellist suuremat kaussi. Nii. Ja selle peale läheb söe. Et ma kallangi selle esiteks selle suurema vee siit ära. Ja kui hakkavad juba soomused tulema, siis lähevad kõik siin sööla peale. See läheb ka sinna saia kotti ja eraldi ära viskamisele ega siin midagi. Nendega ma siin ei komposteeri ka midagi. Ja siit samamoodi saab läbi loputada kraani alt ja siit niimoodi vett veel peale ja kõik need ongi siin mõnedki sööla peale, siit saab juba siis sinna kotti. Nii, milline siis seine on? Eine on nüüd selline, et praen ei hakka tegema midagi muud. Muides kui kellelgi on kogemust kalakotletidega läbi hakklihamasina, siis võite jagada retsepti või nippe. Et see on järgmine kord siis võib-olla väiksematest särgedest ja nii edasi. Aga praegu ma praen särjed panni peal, panen särje sisse, siis lihaültmaitsainet, natuke tilli. Siin on juba riis valmis. Ja siin on siis audumas brookoli ja porgand. Tuleb selline klassikalisem. Kuidas ma siis teen? Võtan kala. Natukene lihaültmaitsainet siia vahele. Natukene peale.
nii, mõlemale poole. Ja siis tiba maitserohelist vahele ja pannile. Ja kõrvale meeldib veel teha siis hapukoore sidruni tilli kastet vähekese soolaga. Mul on üks selline sidrun veel siin eelmisest korrast, natukene seda. Siis siin on nüüd öelda varasem aasta tilli sügakülmast, natukene seda. Ja natukene peab ikka soola ka panema. Nii. Näete, Preili tegi värsket porgandimahla Lidli porgandites nüüd Lidli pudelist ja no miks mitte seda kõrvale juua. Ja no ma nüüd kõige suuremaid särgi veel peale ei pannud. Praadisingi selliseid, et sinule näed kohe see siit. See on kohe see minu särg on ju? Ei ole. See ei ole, see on minu see. Sinu on pool suurem. Sinu eilne, ei, ma mõtlen mingi minu tänane. Nii, peab ikka rohelist ka võtma. Siin aurutamismasin on tegelikult väga hea. Siin saab kõik sugu asjad ära panna ja saabki ära aurutada ja siis siin on see kaste ka. No võt. Aga no seda einestamist teate küll, on pühapäeva õhtu ja meie siis siin sööme seda värsket kala ja värsket toitu. Kell on juba natukene küll nii, aga las ta olla. Igatahes hea tisu. Kes meie videosid vaatab on harjunud sellise ajaga. No jah, võib-olla te ka sööte ja vaatate ja võib-olla... No meil telgis sageli ka ju varem sööma ei jõua väga. Ega ei jõua jah. Igatahes lõpetan siit nüüd selle video ära. Oli väga tore, et lõpuni vaatasite. Vahva on näha, et umbes 30–35% ja vahest isegi 40%, kes alustab, vaatab ka lõpuni. Nii et suur rõõm ja eks jagage oma kalapüügi kogemusi ja retsepte ka. Et igati teretulnud. Võt. Ja järgmise korrani. Thanks vaatamast. Tšau. Tšau.